kultuuripärandist või kohalikust kultuurilisest identiteedist ja kuidas turism seda mõjutab. Ja siis teisest küljest vaadata, kuidas erinevad ideoloogiad selle kultuuripärandi või kultuurikontekstiga mängivad. Ja miks ma valisin Mooste ja Värska valla näite on sellepärast, et neil on erinevad kultuuriajalulised kontekstid, kuid ajalooliselt teljel on nad üksteisega järjest enam sarnasemaks muutunud. Just kohalikud elupraktikad. Et kui Mooste vald baseerub Balti-Saksa mõisakultuuril, siis on teada, et Setumaa on seotud õigeuskliku vene kultuuriga või siis vene-eesti segakultuuriga. Ja oma oluline roll on ka sellel graafilisel kontekstil, kuna kuuludes perifeeriasse, siis jäeti suhteliselt marginaali rolli ja saadi võimaldada välja kujuneda omal iseloomulikul kultuurisel kontekstil. Hariduslikult oldi maha jäänud ja sellepärast säilis ka seal kauem suuline traditsioon ja usk paganatesse looduselementidesse. Taasiseseisvunud Eestisse minna, siis võib rääkida, et Mooste ja Värska vald on elupraktikatelt väga sarnaselt, tegeletakse põllumajandusega, saadakse sisse tulekut puidutööstusest, teenindus ja hästi olulisel kohal on ka turism. Ja ma tõstatan küsimus, et oluline on, et millisel määral seda turismi produtseeritakse. Et ma leian, et oluline arvestada kohaliku elaniku kultuurilist identiteeti või nende iseolemist silmas pidades. Ja mulle jäi mullega, et traditsioonilist Eesti külapidu, mis Mooste vallas on püütud läbi või korraldatud, et seda ei ole nagu produtseeritud kui elavat kultuuri, et mineviku sümbolid ei ole toodud ellu, aga see on lihtsalt kui viitamine minevikku, et need on minu meelest kaks olulist eri asja. 1985. aastal Setu Valdeliidu poolt avaldatud pildialbumi Setumaa fotodelt ilmneb selgesti idealiseeritud elavad külad oma traditsioonilisuses. Jääb selline mulje, nagu traditsioonilised elumüstrid säilivad siiamaani, kuid tegelikult fakt näitab, et palju on lagunenud taluseid ja väljasunud külasid. Ja need fotod mõjuvadki nagu metonüümsena, et inimene nagu teab, mida ta sealt Setumaalt siis otsima läheb, ja tal on see pilt ees ja kui ta sinna kohale jõuab, siis ta loobki selle pildi endale ja kui ta läheb, siis ta teab, et ta peab midagi sellist leidma sealt ja seda müstifitseeritakse. Kohalik Setu kultuur viitab pidevalt just mineviku pärandile ja tegelikult jäävad tähelepanuta Setumaalt pärit või Setu enda kohalikud inimesed, kes elavad seda reaalset elu või tunnetavad ja vahetavad seda keskkonda. Ma tahan öelda, et kultuur on muutuv ja dünaamiline, et kogu aeg ei saa ainult toetuda sellele, et minevikus oli see ja see.